Tere keskpäevatundi. Mina olen Agu Laius, mittetulundusühingu Kuldne Liiga huvikaitsejuht ja Kuldne Liiga on partneriks Sotsiaalministeeriumile just vanemaealiste teema osas, vanemaealiste huvikaitse osas ja püüame koos tegutseda, töötada selle nimel, et vanemaealiste olukord Eesti riigis muutuks paremaks ja kõikides aspektides. Teemade ring on hästi lai ja ulatuslik, aga püüame nendega tegeleda. Koostasime hiljuti ka vanusesõbraliku Eesti põhimõtete loendi ja need hakkavad teil siin ekraanil pidevalt edasi jooksma, et saate nagu pidevalt hoida pilku peal, mis teemad kõik on need, millega peaks tegema, et ühiskond oleks vanusesõbralik. Ja meie arutelu käigus arutame nende üle, arutame nende probleemide üle ja igaüks võib ka kaasa arvata, pakkuda, mis on see, mis viib meid vanusesõbraliku Eestini, et me kõik oleksime rahul ka vanemas eas sellega, kuidas meie ühiskond toimib. Täna annavad meile mõtteid arutamiseks omalt poolt Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister, Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, Sirle Salmistu, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži lektor, linnaplaneerija, Krista Pregolainen Saar, vabatahtlike seltsiliste juht. Ja nagu siitki on näha, siis panelistide ring on hästi ulatuslik, mis näitab, et see teema puudutab meid kõiki. Oleme tänaseks päevaks jõudnud olukorda, kus 20% inimestest on vanemad kui 65 aastat ja prognoos on, et 2045. aastaks see tõuseb 27-28%-ni, nii et ei ole kaugel aeg, kui iga kolmas inimene meist on vanem kui 65 aastat. Võib-olla siis teie käest kõigepealt küsingi, et missugused need teie sissejuhatavad mõtted on, mis need probleemid teie nähes esialgu on, pärast süveneme konkreetsemalt. Esialgu võib-olla mõned põhilised märksõnad tooge esile, mida me peaksime tähele panema seoses vanemaealistega Eestis. Palun, kes soovib? Signe, palun. Jaa, et mina võin alustada ja tere kõigepealt kõigile, kes on siia kogunenud. Jube kuum päev, eelmises arutelukohas olin nii, et mõtlesin, et sulan üles, siin on õnneks vari pea kohal, on natukene lihtsam olla. Aga iseenesest ma olen hästi tänulik Kuldsele Liigale nüüd selle vanusesõbraliku keskkonna kirjeldamise ja sellise alusdokumendi tegemise või koostamise eest. Ja mulle meeldib mõte, et vanemaealised ei ole mitte meie ühiskonnale probleemiks ja koormaks, et me kogu aeg lahendame järgmisi ja järgmisi probleeme, vaid tegelikult me peame nägema selles võimalusi. See on paratamatus, et ühiskond muutub ja nii nagu öeldud, iga kolmas on 65 aastat ja vanem 45. aastaks, mis tähendab seda, et me peame ühiskonnana kohanema ja muutuma. Rääkides nagu keskkonnast, ligipääsetavusest, linnaruumist, elukohast, ka avalike ruumide ligipääsetavusest, ka inforuumile ligipääsetavusest, siis ka siin ma ei taha tegelikult öelda, et see on seotud kuidagi eaga spetsiifiliselt. See on tegelikult palju laiem, see on seotud eaga ka selle esimeses otsas, ehk et ka noorematele inimestele neile mõistetavalt informatsiooni kätteviimine. See puudutab ka erivajadusega tööealisi inimesi, et informatsioon, ligipääsetavus, keskkond tervikuna peavad olema lihtsalt inimsõbralikud ja sellele inimhulgale, kes meil elavad ja nende inimeste erisustele vastavad. Täna on meie keskkond suuresti ju selline, mis lähtub tervest tööealisest inimesest.
tasapisi me oleme natukene hakanud ligipääsetavust erivajadustega või puudega inimeste jaoks looma, aga nagu öeldud, see keskkond tervikuna peab muutuma, sest erinevate täiendavate vajadustega inimesi on meil rohkem kui ilma erinevate vajadustega inimesi. No nii, aitäh sissejuhatavate mõtete eest. Läheme edasi. Omavalitsuse vaade. Palun, Maida. Aitäh. Signe ütles, et ta siin ei sula. Ma küll siin sulan kahe ilusa daami kõrval. Või vahel veel. Kes mind teavad, et ma olen läbi ja lõhki ennetususku inimene. Ma usun väga selgelt, et väga paljusid negatiivseid riske on võimalik ennetada ja kui ennetada ei ole, siis vähemalt on võimalik neid maandada. Ja kuna mul on peaaegu 24 aastat päästetausta, siis ma mäletan väga selgesti, kuidas päästes liivakell keerati teistpidi 2006 ja kus võeti ennetusfookusesse. Ennem seda oli ju niimoodi käis, et komandod pandi paremusjärjestikku selle järgi, kes rohkem tulekahjusid kustutas. Nüüd on paremusjärjestikkus komandod need, kes rohkem ennetavad ja kus on vähem kahjusid. Ja siis, kui ma tulin nüüd, ma olin ennem ka volikogus juba 8 aastat olnud ja juhtinud ka seda. Ja kui ma vallavanemaks sain ja hakkasin sotsiaalteemadega rohkem tegelema, siis mõtlesin, et kas seal ei ole võimalik siis asju ennetada? On ju ometi, et miks me tegeleme siis enamjaolt ainult tagajärgedega sotsiaalvaldkonnas, kogu aeg toetused ja nii edasi, et paneks selle investeeringu sinna toru teise otsa ja vaataks, et äkki on seal võimalik teha niimoodi, et inimesed ei satukski sotsiaalseks raskustesse või kui need satuvad, neil on endal oskus sellest välja tulla ja nii edasi. Ja nüüd ma jõuan nende jaakateni või seeniorite õigemini veel juurde, et siin Sotsiaalministeerium 2 aastat tagasi tõi ellu üli ja ennetava projekti, mis oli see vabatahtlik seltsiline. Ja see on, ma olen ise näinud, kui oluline see on meie inimestele, sest et täna ka ma arvan, et kas võib niimoodi öelda, surmarelv on ka üksildus või üksindus, kes kuidas defineerib, pigem üksildus on õige sõna. Ja see mitte ainult jaakate puhul, see tabab meid päris palju ka teisi elukeskkonna või sihtgruppe, aga tegelikult jaakate inimeste puhul on see veel eriti suure riskiga. Ja see, et sul on sõber, saad sõbra, kui sul ei ole seda, et kellega juttu rääkida, jalutada ja nii edasi, et see toob su uuesti elurõõmu. Ma olen nii palju näinud, kui need, kes on juba jäänud küssi oma koju niimoodi, kus on selle elurõõmu tagasi toonud ja tuleb juba meile jälle päevakeskusse, seal tuleb üritusest osa võtma tänu selle seltsilisele, kes talle selle elurõõmu jälle tagasi tõi. Et mul on täna, kui me siin vestleme, et ma tahan selle puudutada, et mis sellest teemast edasi saab, sest mina küll ei taha, et see meil kokku vajub kogu see teema ja mitte ainult see, tegelikult me oleme ju ellu kutsunud üldse ju uue suuna Eesti ühiskonnas, milleks on sotsiaalvaldkonna vabatahtlikud. Ütleme, see seltsilise tegevus on üks projekt, aga kindlasti on neid ka teisi üldse, et kuidas sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikud võiksid meie ühiskonda aidata, nagu täna on vabatahtlikud politseinikud, päästjad, Kaitseliit, et täna tuleb uus suund, et ma ei tahaks, et selle, mis me nüüd oleme üles ehitanud siin 2 aastaga, et me selle edasi hoiaksime, sest et kui vabatahtlikud päästjad on üle 100 aasta üles ehitatud, siis vaevalt, et me nüüd vabatahtlikud sotsiaalvaldkonna vabatahtlikud suudame nüüd 2 aastaga tõstsime püsti, et need edasi jääks, et sellepärast me peaksime pingutama. Aitäh, jah, tõsi, see on oluline teema ja sellest kindlasti pärast ka räägime võib-olla isegi põhjalikumalt. Seda enam, et tõesti, kui midagi on üles ehitatud ja see lastakse nagu hääbuda, siis pärast uuesti üles ehitamine on veel keerulisem ja raskem. Aga Krista tegelebki just vabatahtlike seltsilistega, kellega koos me tänast seda arutelu siin ka korraldame ja oleme ette valmistanud. Nii, Krista, palun, vabatahtlike seltsiliste poolt sinu mõtted. Just, mulle tundub.
et aitäh Maidole selle toreda sissejuhatuse eest, aga ma tõesti tegelen siis Eestis vabatahtlike seltsiliste liikumise käivitamisega ja see tänane teema on ju natukene laiem kui ainult vabatahtlikud tegevused, vaid me räägimegi siis inimestest, kes võib-olla täna enam aktiivselt tööturul ei ole vanuse tõttu 65+, kes on meie peamine sihtrühm, kuid siin taga on veel nagu laiem, nii nagu ka minister Signe mainis, eks ju, et see on palju laiem temaatika, sest ka meie nendes nii inimarengu uuringud kui ka siis arengustrateegia aastani 2035 inimeste heaolu variandis toob väga esile seda, et see, kui hästi inimene ennast tunneb sõltumata vanusest, sõltub sellest, milline on tema elukeskkond, kuidas on see korraldatud, kas tal on ligipääsetavus kõikidele nendele vajadustele, mis tema heaolule kaasa annavad. Ja teine osa on, et millised on need sotsiaalsed suhted sellel inimesel tema ümbruskonnas. Ja mis on võib-olla selline hea variant, mis meie praktikast nagu tuleb ja mis toetab ka siis Kuldse Liiga tegevust, et kui on sellised inimesed, kes on oma tööalaselt olnud aktiivsed, siis see nii-öelda tagasilangus esimese 3-4 kuu jooksul, kui ta tööturult välja langeb, võib olla meile märkamatu, kes me kõrvalt oleme, aga tema jaoks võib olla see nii-öelda kahtepidine. Ühest küljest on see, et 3-4 kuu pärast on tal sõpruskond olemas, kes toetab teda ja aitab tal nagu välja tulla sellest, kuid nende hulgas on piisavalt inimesi, kes nii-öelda jäävadki esialgu üksinda nendes liikuvuse ja muu probleemide tõttu ja sellele järgneb väga kiiresti see üksilduse tunne, millest on üksinda väga keeruline välja tulla ja inimene ei saagi, ta vajabki välist nagu tuge. Ja kui me räägime sellise vanusesõbraliku ühiskonna jätkamises, siis mina olen ka nagu natuke seda meelt, mida meie nagu abilisedki ütlevad, et täna ei ole küsimus mitte selles numbris vanuses, vaid ikkagi küsimus on selles, et kas me tajume ära, mis hetkel on inimene üksinda, mis on väga loogiline, ta tahabki seda vahel ja mis hetkel me tajume, et seal taga on tegelikult üksilduse ilmingud seos vaimse tervisega ja kuivõrd ta saab olla pärast seda näiteks selline kogukonnaliige, koostoimiv, leida ka endale sellist sõbrasuhet. Nii et meie hulgas on siin täna ka ma näen mõnda seltsilist isegi, et võib-olla on tore, kui ta nagu annab. Aga jah, tõesti, vabatahtlikkus on üks osa sellest, aga seal taga on tegelikult palju suurem ühiskondlik vajadus, et kõik meie inimesed saaksid olla sõltumalt vanusest hoitud ja õnnelikud selle osas. Nii et võib-olla see on selline mõte siia juurde. Aitäh! Ja liigume edasi mõtetega. Nagu öeldud, ühiskond meil vananeb, see toob teisi vaateid, vajadusi meile juurde. Meie eluiga, keskmine eluiga ka pikeneb pidevalt, mis tähendab ikkagi seda, et üha rohkem ja rohkem on vanemaid inimesi. Sirle, ma kõigepealt palun sinul ennast natuke tutvustada, aga seejärel ehk ka juba pikemalt, kuna sa nende teemadega tegeled, et mida tähendab nüüd vanem ühiskond, vanemaealised ühiskonnas meie avalikule ruumile, mida meie transpordile ja kus sa näed seal probleeme, kus võib olla ka lahenduse algeid. Ole hea, palun. Aitäh, tere! Nagu eelpool öeldud, olen Tehnikaülikooli Tartu kolledži vanemlektor, aga ka teadlane, aga erialalt maastikuarhitekt ja linnaplaneerija. Seetõttu füüsilise ruumi ja ehitatud keskkonna küsimustega puutun väga palju kokku. Aga võib-olla siia sissejuhatuseks eelkõneletele lisaks või täienduseks tahaks ka oma perspektiivist võib-olla lisada seda, et tõepoolest, et meie avalik ruum või ehitatud keskkond võiks olla pigem ennetav kui reageeriv. Ja kui rääkida üldse sellest mõistest vanusesõbralik või easõbralik ühiskond või keskkond, et siis tahaks samamoodi nagu uuesti toonitada seda, et see on elukaare ülene, et see on mis tahes vanuses ja võimetega inimestele mõeldud, et me tegelikult ju ei räägi ainult vanemas eas inimestest, vaid me räägime nagu kõikidest, et seega sellised mõisted nagu kaasav disain või universaalne disain ja kõik need sellised peened märksõnad on väga-väga teemakohased ja asjakohased. Aga ja sisseotsal õpetuseks võib-olla just nagu oma eriala seisukohalt, aga tegelikult ka laiemalt, ma arvan, ühiskonnas võiksime me küsida endalt ja ka eriala spetsialistidena, et kas või kuivõrd me üldse teame, kuidas on vanaks saada.
et meil on kõigil kogemus sellega, et kuidas on laps olla, noor olla ja nii edasi, aga näiteks ma ei saa öelda, et mul on see kogemus nagu olla vana veel. Aga paarikümne aasta pärast ilmselt saan seda öelda. Küll jah, meil on kõigil kogemusi, kas oma lähedaste, sõprade, ja nii edasi, et nendega, et selle läbi me näeme neid asju. Aga mis puudutab nüüd seda avaliku ruumi ja ehitatud keskkonna temaatikat, et siis siin nagu üks selline võtmesõna või märksõna, mida tahaks nagu rõhutada, et ligipääsetavusest siin juba räägiti, aga on võib-olla, mitte võib-olla, vaid ongi see, et on oluline võimaldada iseseisvat toimetulekut nii kaua kui vähegi võimalik. Ja seda saabki soodustada läbi toetava keskkonna loomise. Ja kes siis seda toetavat keskkonda loovad või seda elukeskkonda või ehitatud keskkonda, need ongi siis need erialaspetsialistid valdavalt, aga ka poliitikud, otsustajad, kohaliku omavalitsus, kes aitavad neid otsuseid teha või õigemini, kes teevadki neid otsuseid. Et sellega seondub tõepoolest mitmeid teisi teemasid, nagu ligipääsetavus juba mainitud, aga selle juurde tahaks nagu lisada seda, et kas me tegelikult saame aru, millest me räägime, et kohati mulle tundub, et see mõiste on muutunud nii laialivalguvaks või nii ambivalentseks, et meil tegelikult ei saa enam aru, mis asi see on, et kas see on pelgalt punktist A punkti B liikumine või õigemini mitte ma ei küsi isegi, vaid ma ütlen, et lisaks sellele on veel see, et kas on olemas kohta, kuhu minna ja kus viibida. Et kui me räägime just fookusega vanemaealistele, et okei, kui inimesed saavad oma kodudest välja, et siis kas neil on ka kohta, kuhu minna ja seal viibida, et kui teekond on näiteks piisavalt pikk, et kas seal on puhkevõimalusi, kas seal näiteks on tualeti kasutamise võimalusi ja muid asju veel, et see viibimine seal saaks olla nagu täisväärtuslik. Jah, et see nagu see kvaliteet ja kasutatavus on kindlasti hästi olulised. Et võib-olla see on nagu sükene esimene mõttekobar, millega siinkohal lõpetaks ja võib-olla annaks võimaluse küsida või teistel ka kommenteerida. No nii, kuna on arvamise festival, siis kutsun üles arvama, kas keegi tahab kohe praegu kaasa arvata, küsida panelistide käest. Vastu ka võib vaielda? Vastu võib ilmtingimata vaielda. Kuidas on Järvamaal korraldatud koduhooldus voodihaigetele? Järvamaalt on siin raske vist kohe meil vastu. Kas me selle linnapea nüüd või sotsiaalnõuniku leiame siis? On siin keegi? On olemas või? Ta oli ennem seal mäe peal, kutsuge siia, siis ta saab vastata. Nii. No ma lihtsalt ütlen nii. Jah, aitäh. Ma lihtsalt kommentaariks ütlen, me ei saa siin anda nagu väga konkreetseid vastuseid, sest koduhooldus on kohaliku omavalitsuse korraldatav teenuste pakett, mida iga kohalik omavalitsus autonoomselt iseseisvalt korraldab. Ja meil on 79 omavalitsust ja 79 erinevat määrust, mida omavalitsuste volikogud on vastu võtnud ja korraldusviisi. Nüüd koduhoolduse puhul muudatus, mis üleriigiliselt toimus, on kvaliteedinõuete kehtestamine, mis siis selle aasta suvel tehti ja nad on üsna üldised nõuded, aga annavad siis selle raamistiku, et millest nagu juhinduda. Koduhooldus on ennetav teenus selles olukorras, kus on kõrge risk sattuda juba üldhooldusteenusele ehk asutusepõhisele teenusele ja siit ma tulen nüüd nagu nende meie teemade juurde tagasi. Minu jaoks on ligipääsetavus üsna lai teema, aga ligipääsetavuse tagamine on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja seda siis ükskõik missuguses keskkonnas. Meil on inimesed siis erineval nii-öelda sellel tasemel, et mida me ennetame. Kas me ennetame seda, et ta üldse ei vaja kõrvalabi? Kas me ennetame siis seda, et ta saaks kodus hakkama ja ei satuks üldhooldusele? Kas me ennetame seda, et noor
ei langeks haridusest välja või veel midagi, et need ennetuse tasandeid on hästi-hästi palju, aga ligipääsetavus ja seda mitte ainult füüsilises mõttes, vaid ka inforuumi mõttes, kodukohandused, transpordiküsimused, keskkond, linnaruum, teenuste disain sinna kõrvale, et see on tegelikult üks suur tervik. Selleks, et inimesed saaksid väärikalt, iseseisvalt, oma eale vastavalt eluülesannet täita, kes õppida, kes töötada, kes nautida siis seda eaka põlve. Maido, tahad täpsustada siin kohalikust vaatest koduhoolduse korral? Koduhooldus või? No just. Vaata, sellist teenust meie vald vähemalt ei paku, ma ei tea, võib-olla Paide linn pakub, aga meil on, mis meil koduhooldus on see, et viiakse inimesele toit, vaatavad, kuidas ta seal elab, aidatakse seal mingit majapidamistöödest tegemistes, käidakse arsti juures, viiakse tablette, koduhooldus on midagi taolist. Ma küll olen kogu aeg mõelnud, et ma lähen nagu töövarjuks oma koduhoolduse töötajale, pole siiamaani jõudnud, ma nüüd ma luban, et ma lähen käin ära, et siis ma saan täpsemalt teada, mis nad teevad. Aga seda ma võin küll öelda, et minu teada selles koduhoolduse teenuses päris voodihaige inimese hooldust vist ei ole ju ette nähtud. See on juba tasuline teenus ju juba. Ütlen vahele, kohalik omavalitsus võib väga erinevaid teenuseid väga erinevatele sihtgruppidele korraldada. Ei ole olemas sellist reeglistikku, et kellele mida on ette nähtud. Kohalik omavalitsus peab tagama kõikidele inimestele hooldusteenuse ja seda selle inimese kõrvalabi vajadust arvesse võttes. Kui kohalik omavalitsus leiab, et on optimaalne ja selle inimese vajadus ja arvestav ka voodihaigele koduhooldusteenust osutada, siis see võimalus on olemas. Koduteenused jagatakse koduhoolduseks ja isikuhooldusteenusteks laias laastus ja see isikuhooldusteenus ongi siis see, mida voodihaige puhul kohalik omavalitsus korraldada võib. Kui mõistlik see on ja kas ta katab inimese tegelikud vajadused, et kui me räägime voodihaigest, kes päriselt voodist tõusta ei saa, siis see tähendab ju ööpäevaringset hooldaja kohal viibimist. Võib-olla on otstarbekam siin juba asutushooldust kaaluda. Ma tahtsingi seda öelda, et üldjuhul läheb meil selline inimene üldjuhul hooldajakodusse ja kuna meie vallas on ta valla enda oma, siis meil on seda väga lihtne teostada. Okei, ma nüüd natukene siis selgitan. Ma olen Anneli Parts hooldaja OÜ-st. 15 aastat juba pakun Tallinn-Tartu koduhooldust voodihaigetele ja kõik absoluutne 24 tundi keegi ei vaja, sest nad ei ole vaimse puudega. Nad on täiesti selge mõistusega. Neile pakutakse täiesti individuaalset teenust 3 korda päevas ja nüüd ka Järvamaal. Ma tahakski teada, et miks nagu Järvamaal, kuna ma käisin teie sotsiaaltöötajate juures, miks Järvamaal ei anta seda infot edasi? Et on võimalik jääda surmani kodus. Mul on kõik 15 aastat juba surmani kodus. Aitäh, aga me nüüd Järvamaa teemat siin praegu lahkama ei hakka. Kas on veel kellelgi? Palun seal ka. Tere, Piret Väljaots olen. Võib-olla võiks käsitleda ka teekonna põhisust, et tihtipeale on meil ligipääsetav ruum jupiti. Ehk meil on ruum, mis võimaldab ruumis sisest liikumist, me jõuame ka hooneni, aga uks ei käi lahti näiteks, et ma ei jaksa seda tõmmata. Või on meil ligipääsetav tualettruum, et mahub sinna kenasti sisse, aga lukku käib ta keerates mingit pisikest nuppu, mis näiteks reumahaigetele on keeruline liigutus, et saatan peitub detailides. Või võtid tuleb tuua valvelauast, mis ei ole ligipääsetav. Eks ole, ja valvelaud on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17 näiteks kaubanduskeskustes infopunkt
ja seda võtit sa jäädki otsima, et sa pigem ei kasuta sellisel juhul seda. Ma hiljuti puutusin kokku sellise olukorraga, kus oli hoone, millel oli kenasti peaukse peal silt, et siis ligipääsetav sissepääs on maja külje pealt. Läksin sinna maja külje peale, tõepoolest oli kaldtee ja kõik kenasti olemas ja siis seal oli omakorda silt, et võtid minge küsige sealt peaukse juurest. Nii et see, aga ma arvan, et selle küsimuse tõstatamine on hästi põhjendatud, aga see on igal konkreetsel juhtumil, et kui me loome seda ligipääsetavust ja nüüd linnaruumi ja keskkonnaga tegelev inimene oskab ilmselt nagu siin täpsustada, et me mõtleme nagu päriselt läbi, et paneme ennast nagu selle inimese olukorda ja teeme selle teekonna läbi, et see on see nii-öelda teenuse disaini küsimus. Ja ma arvan, et see ei ole ainult füüsilisi ligipääsetavuse puhul, see on väga paljudel juhtudel. Paneme empaatiliselt ennast sellesse rolli ja püüame toime tulla. Kas me tuleme? Istume kas või ratastooli. Mina olen teinud ka seda, et Tallinna liikluses, kuidas on võimalik trammiga Koplist ministeeriumisse saada oma ratastoolis oleva kolleegiga. Ja olgeme ausad, see ei ole nii lihtne nagu tundub. Jah, meil on tramm ligipääsetav. Jah, meil on trammist võimalik ka välja saada. Ministeerium on ka enam-vähem ligipääsetav, aga seal vahepeal on siis trammist sõiduteele ikka mingid peaaegu 50 sentimeetri kõrgused astmed, millelt enam alla ei saa ratastooliga. Palun. Ja ma olen absoluutselt igati nõus selle kommentaariga ja märkustega, et tõepoolest see detailide läbi mõtlemine on nagu võib-olla üks sükene väljakutse, ütleme siis arhitektidele, planeerijatele, maastikuarhitektidele ja kõikidele teistele, kes tegelevad füüsilise ruumi kujundamisega. Et kas, see on sama küsimus, mis ma alguses küsisin, et kas või kuivõrd palju me oleme kursis sellega, kuidas on vanaks saada, et kuivõrd empaatilised me oleme nagu kõikide kasutajagruppide kaasamisel sellesse ruumi kasutamisse nagu hiljem. Ja, aitäh kommentaaridest. See pannakse ju projektidega paika, sa pead juba ju projekteerija peab ju selle juba ära kõik lahendama ja detailid on läbimõeldav. Ega siis, kui hange on tehtud ja me hakkame ehitama, siis on juba natuke hilja selle peale. Või liiga kallis hakata uut hoonet uuesti ümber ehitama? See on teooria. Viimsi Artrium, uus hoone kõikidele nõuetele, eks ole, peaks olema vastav. Lähen oma eaka ämmaga teatrisse ja see on tõesti päris järsk nagu kallak ja seal on siis ka üsna siuksed lühikesed järsud trepiastmed, mitte mingisugust käepidet. No mina olin ka pidulikult teatrisse minnes kontsa alla pannud, mulgi oli raske, ämmast rääkimata. Tegin koha peal märkuse, poole aasta pärast läksin, käepide oli tekkinud, et see on ka kasutajate nagu vastutus siis meelde tuletada kohati, on ju. No see ongi see küsimus, kas see projekteerija on kursis nende asjadega ja kas näiteks see otsustaja omavalitsuses, kes kooskõlastab, kas tema on teadlik nende detailidega, et osatakse nõuda neid asju projektidesse. Kas ma nüüd võin? Ma tulen nüüd sellest projekteerijate ja nende maastikust tagasi tegelikult selle inimese tasandile. Et kuna meie kogemus räägib ka sellisest kogukondade kaasamisest oma eakatega tegelemisse ja toimetamisse, siis algab see ikkagi sellest, millised on need suhted inimestel kogukondlikult omavahel ja kuidas nad omavahel sidustavad ja on sidustatud ja kuidas nad märkavad seda, mida on minu kaaskondlasel nagu tarvidust. Sest tihti need, kellest me siin juba räägime, on tegelikult iseenda eest enam nii palju seda teemat üles püstitada, kas ei jaksa, pole oskust, pole teadmist. Ja alati ei ole see nii, et ka näiteks ametnik või projekteerija seda märkab, vaid seal on kuskil mingid sidusused või seosed veel. Ja ma võin ka nagu siin mõne näite tuua, näiteks meil on Eestis väga palju väikseid kogukondi, maakogukondi, linnakogukondi, asumiseltside põhiseid, kus siis inimesed on väga teadlikult ise võtnud selle rolli, et need, kes on juba eakad, nende eest nagu ka kõneleda ja tuua nagu välja neid variante. Ja kõige paremisi on ka meie enda nagu seltsilised, kes ongi vabatahtlikult toonud siis pilti neid vajakajäämisi. Et näiteks seda, et kui ma olen sõber oma eakale inimesele seal kogu või linnakogukondas, ma näen, et tal tegelikult on pool trepiastet vaja astuda oma elukohast, oma majast. Mitte siis avalikust hoonest ainult, vaid oma majast. Ja ta ei saa kogukondlikel sündmustel sellepärast enam osaleda, et see 3 trepiastet tema enda kodus
osutuvad talle nagu ülepääsmatuks ja siin ei aita ju arhitektid ja keegi teine, vaid et see tegelikult toob kaasa mõiste hoopis sellest, et kuidas me seda siis kogukonnas sellist märkamist nagu soodustame ja teeme ja kuidas sealt tulevad ideed jõuavad siis omavalitsuseni või teisteni, et mitte jääda nagu kinni selliseste projekti ja planeeringute maailma, vaid minna tagasi sellesse inimlikule, kui me räägime vanusesõbralikust ühiskonnast, siis see algab sellest, et minu lapsed näevad, kas mul on hästi, võib-olla on noored, et me teeme asju koos ja me siis sedapidi näeme, et teate, et sellel inimesel on vaibaserv selline, et ta tegelikult kukub seal ja ta ei saa selle pärast välja tulla ja teiste asjade pärast, et see ligipääsetavus on nagu laiem, mitte ainult füüsiline, vaid teinekord on see ka inimeste nagu peades või tema uskumustes, et ma enam, kas ma üldse saan välja või kas ma enam julgen välja tulla, sest minuga on juhtunud teatud asjad. Ma ei tea, see kogukonnatöö ja vabatahtlik töö on muidugi täiesti eraldi teemade ring ja kogukondlik sotsiaaltöö on ju tegelikult sotsiaaltöö üks eraldi distsipliin, mida ka sotsiaaltöö õpingute käigus õpetatakse. Aga see kogukondlik sotsiaaltöö on veel eraldi minu jaoks lahti võetav selliseks formaalseks ja mitteformaalseks. Ja mõlemad on olulised. Et see mitteformaalne on tõepoolest see, kus ma näen, et minu naaber oma, ma ei tea, ea või erivajaduse tõttu, teeme siis ühistuga selle trepi käepideme sinna juurde, piltlikult öeldes. Või nii nagu minu enda naabriga üks tema endine õpilane käib absoluutselt igal õhtul, tuleb rattaga Mustamäelt Kalamajja ja viib eaka härrasmehe kilomeetrisele jalutuskäigule. Uskumatu järjekindlus ja selline ettevõtlikkus, eks ole. Et kui palju siis seda mitteformaalset meil on ja kuidas me inimesi siis ka tunnustame sellega tegelema. Aga me ei saa lootma jääda mitteformaalsele toele, mis on inimlik ja mida me kõik moel või teisel teeme. Siis on see formaalne ja seda formaalset vabatahtlikku tegevust kogukonnas peaks koordineerima kohalik omavalitsus kui ühte sotsiaaltöö distsipliini. Ja see on olnud Eestis tegelikult, ma arvan, nagu tänu nõukogude perioodile unaruses, sest sagedasti eriti Skandinaavia või Põhjamaades seda kogukondlikku tööd on vedanud ka kirikute kogukonnad. See suri meil välja nii nagu sotsiaaltöö tervikuna ja seda on nüüd Eestis väga hästi üles ehitama hakatud. Ja ma ei ütle mitte ainult kirikute baasil, vaid ka laiemalt. Nüüd on küsimus, kui palju me suudame seda ära kasutada ja ära rakendada. Ja ma usun, et selle nii-öelda vabatahtlike kommuuni peaks nagu ellu kutsuma sihtgrupi põhiselt ikkagi kohalik omavalitsus, aga selle kompetentside pakkumise, koolituste, töövõtete sihtgrupi spetsiifiliselt, et seda saavad siis anda professionaalid ja professionaalid on kindlasti vabatahtlike seltsiliste liikumine. Aitäh! Aga selle teemal me ilmselt veel jätkame siin täna. Aga kõigepealt läheks praegu sellise teemani, et teada on, et ühiskond vananeb, vanemaealiste osakaal meil kasvab pidevalt. See tähendab ühtlasi, et tööealiste osakaal väheneb. Ja kui tööealiste osakaal väheneb, siis on vähem neid, kes toovad riigikassasse vahendeid. Praegu on meil 1,7 tööealist ühe mittetöötava inimese kohta. Õige varsti on see number 1,4 tööealist ühe mittetöötava inimese kohta. Ja see tendents on juba pikka aega kestnud ja tundub, et liigub selles suunas veel mõnda aega edasi. Signe, mis peaks tegema nüüd? Riigi tulud vähenevad, kas avalikud teenused peab ka nagu koomale tõmbama või kokku tõmbama, et missugused need ettevaatavad lahendused selles asjas on? No selles mõttes, ega siis inimesi on täpselt nii palju kui on ja need arutelud selle ümber, et mismoodi seda rahvastiku koosseisu mõjutada
et neid on peetud pikki aegu ja kui osa ühiskonnast leiab, et ainukene lahendus on sündide suurendamine, siis teine osa jälle leiab, et võiks kaaluda ka sisserände küsimusi ja kolmas osa leiab, et me peame otsima rohkem võimalusi kõikide ühiskonnagruppide kaasamiseks ja aktiveerimiseks. No siis tegelikult ma arvan, et vastus on see, et me peame kõige sellega paralleelselt tegelema. Et ei ole ühte võtit, kuldvõtit, mis lahendaks selle olukorra. No me ei saa avalikke teenuseid kokku tõmmata, sest see, mis puudutab, millest me üldse räägime avalike teenuste puhul, pensionist, eks ole, hooldusega seotud erinevatest teenustest nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil, kui me vanemaealistest räägime, siis pensioneid me ei saa kokku tõmmata, vastupidi, see kulu riigile suureneb kogu aeg ja suureneb seetõttu, et meil on ka rahvusvahelised kohustused, millist elustandardi miinimumi me peame pensioniealistele pakkuma, sest riigi kohustus on aidata inimesi haiguse, vanaduse ja siis ka vaesuse korral, eks ole. Need on need põhialused, millal riik on kohustatud sotsiaalharta järgi inimesi abistama. Ja vastupidi, me oleme ju teinud üsna hiljuti otsused, mis on suurendanud riigi vastutust ja riigi kulusid vanemaealiste abistamisel, rääkides siis sellest hooldereformist, millesse täna küll eraldi minna ei taha, aga kes eraldi tahab pärast minu käest küsida, võib tulla küsima, eks ole. Me panime hooldereformi sisuliselt 50% kogu üldhoolduse aastasest käibest juurde riigieelarvest, mis on siis täisaastal 57 miljonit eurot. Ja me teame, et see on tegelikult ainult umbes 10 000 inimese abistamine, kes vajavad üldhooldusteenust ja need paarkümmend kuni 30 000 inimest, kes koduteenuseid vajavad, et need tegelikult vajavad seda avalikku ressurssi enam ja enam. See tähendabki seda, et me peame valmistuma vanaduseks üle elukaare. Me peame individuaalselt selleks valmistuma oma tervist hoides, aga ka oma ressursse planeerides. Ja teisalt me peame ühiskonnana valmistuma igal tasandil, et see ühiskond võimaldaks toimetulekut iseseisvalt nii kaua kui võimalik, aktsepteeriks erinevaid inimesi tööturul nii kaua kui võimalik ja tegelikult ühtepidi me ütleme, et vanemaealisi on rohkem ja tööl käijaid vähem, eks ole. See on nii ja naa. Eesti on Euroopa Liidus number 1 65 kuni 74 aastate vanemaealiste inimeste siis tööturu hõive määras. Et meie vanemaealised käivad väga palju tööl. Küsimus on nüüd siis ka selles, et millist tööd nad teevad ja kas see tasu on vääriline. Mina just tahan ka seda toetada, et kui ma olen vanemaealine, et siis see ei tohiks nagu kuidagi minu tööalast elu nagu pidurdada. Küll võib-olla on siin ka tööandjate teema, ja see ei puuduta muide ainult vanemaealisi, vaid meie ühiskond liigub sinnapoole, kus inimesed pigem ka ootavad paindlikku töövõimalust, eks ju, osalised tööajad, võib-olla ka siis sellist, et lepingulises variandis, et võib-olla selline 8-5 on väga oluline ja tööandjate seisukohast nad lähevad, et see on nende kõige tulutoovam. Aga kui panna teistpidi inimeste vaade, siis väga paljud teeksid hea meelega tööd, aga osaliselt. Eriti kui on mingid terviseriskid või perekondlikud teemad ja eriti kui me läheme näiteks maapiirkondades, siis seal oleks väga vaja selliseid osalise tööajaga töökohti, et inimene nii-öelda oma liikuvuse ja kõige muuga nagu saaks hästi toimetada. Aga eks see on ka selline arutelude küsimus, et seda vist arutatakse kuskil teisel laval, et millised need paindlikud tööajad võiksid olla. Ja ühe teema ma võib-olla veel siia nagu juurde, mis nagu tuli sealt, et vaadake, et kui me nagu vananeme, siis see, millist elu me elame 65+, ei sõltu mitte sellest, et me saame sellesse vanusesse, vaid see, millist elu me elasime enne seda 65+. Ja kui me noorest peast tegime neid valikuid, enesehävitavalikke näiteks valikuid või me ei tegelenud oma tervisega või sotsiaalsete suhete loomisega, siis lihtsalt vananedes need kõik võimenduvad ja siis me olemegi palju rohkem nagu hädas. Et siin on see põlvkondade vahel sidususe teema, et väärikas vananemine algab väga teadlikust ja hästi elatud noorpõlvest. Et mul tekkis nagu selline seos siia juurde öelda.
ma vastaks täpselt küsimusele nüüd, mida küsiti. Et ei, küsimus oli see, et mina mäletan täpselt. Küsimus oli selles, et kui raha väheneb, kas siis teenused ka vähenevad? Õige, loomulikult. Kui ühes tulbas läheb raha vähemaks, siis tuleb teisest tulbast ju vaadata, ma ei saa ju enam selle vähema rahaga teha neid asju, mis ma ennem olin teinud. Juhul, kui ma ei ole nupukas, ja mõtlen selle peale, et just mida ennem jõudsime selle ennetuse teema peale ja nüüd jõuan tagasi selle jaaka teema peale ja selle vabatahtliku seltsilise peale ikkagi. Et see on ju täpselt, mul on ju kolm valikut ju jaakale täna. Vabatahtlik seltsiline ehk siis see ennetuse pool, seal tuleb igas, kui rohkem kaasamine käib tantsimas, teen jaakate veel klubi, et need saaksid olla rohkem kaasatud, mida sotsialiseeruma nad on ja mida rohkem nad saavad, ütleme, teistega suhelda, seda väiksem risk on ju järgmisse etappi minekuks ju. Ehk kui ta on vitaalne elurõõmus, siis on ju see risk väiksem, et käib kuskil niimoodi krõks ära ja jäädki niinimetatud järgmine etapp ongi see koduhooldus, mis on juba kohalikul omavalitsusel kallim. Kõige kallim teenus ju on üldse hooldekodu, mida ju ei taha. Ehk sisuliselt, kui mina vallavanemana investeerin ennetusse vabatahtliku seltsilistele, siis järelikult loogika ju ütleb seda, et ma saan kulusid kokku hoida nende kallimate teenuste pealt. Rääkimata seda, et mul on tervemad inimesed, mul on elurõõmsad inimesed, millega kaasneb valla maine. Kui on vallal hea maine, siis sinna tahavad inimesed elama tulla, sinna tahavad ettevõtted investeerida ja nii edasi ja nii edasi. Välja mõtlesin. Vaata, aga see rahaga on nagu see lugu, et juhul kui see raha väheneb, eks ole, et see raha väheneb nagu selles mõttes küll, et me ootame kõrgemat kvaliteeti, rohkem teenuseid. Aga kui me vaatame seda, et meil on erivajadustega inimestest osalise töövõimega inimesed töövõime reformi tulemusena 60% ulatuses tööle saanud, reformi alguses oli 40% inimesi tööl ja kui me teame ka, et meie vanemaealised töötavad, nad on maksumaksjad, ehk nad tegelikult ju toodavad ka seda ressurssi, avalikku ressurssi, mida on võimalik ümber jagada. Ja kui me suudame inimesi hoida aktiivsena, luua nagu selliseid võimalusi, et inimesed on tööl, nad on aktsepteeritud, olgu siis osaajatöö või siis kohandatud töökeskkond, siis me suudame ka ühiskonnana neid teenuseid pakkuda. Kuskil on loomulikult see lagi ja see jutt, mis on astmeline teenuste osutamine, on jumala õige. Rakvere minu mälu järgi oli esimene, kes ennetusnõuniku või koordinaatori üldse kohalikest omavalitsustest tööle võttis. Ma olin tollel hetkel ikka täitsa, jess, eks ole, kui ma seda kuulsin aastaid tagasi. 3 aastat tagasi valdkonna üle ennetustöötaja. Täpselt, et ka hooldereformi mõte on ju selles, et me ei maksa kinni hooldekodu kohta. See ei ole selle reformi mõte. Me anname kohaliku omavalitsuse tulubaasi ressursi, mida kohalik omavalitsus on vaba kasutama ja kui ta on tark, siis ta teeb seda, mida Maido räägib. Seltsilised, koduteenused ja alles siis me jõuame, eks ole, nende keeruliste asutuse hooldusteni. Kas on seltsiliste juures on ühed agad, aga ma loodan, et me jõuame sellest rääkida. Jõuame. Sirle, palun. Ma omalt poolt ka tahaks võib-olla ühe sükse natuke teistsuguse mõtte lõnga siia juurde veel lisada, et loomulikult me vanemealistest räägime enne kõike võib-olla tervise kontekstis ja siiamaani me oleme ka natuke rääkinud sellest, et kuidas kogu aeg on nagu abi või häda ja viletsus või mingi selline teema, aga me unustame võib-olla kohati nagu ära, et vanemaealiste grupis on ju päris palju ka selliseid elujõulisi ja ka jõukaid ja endaga hästi hakkama saavaid inimesi, kes tahavad teenuseid ja mida kõike veel, et nagu ma tahan nagu vihjata sellele, et võib-olla nagu selline avastamata ressurss, et kui rääkida nagu rahast, et paljud pensioniikka jõudnud inimesed ju endiselt veel töötavad ja päris kaua veel ja et meie sissetulekud kasvavad ja kõik see ootus siis kas siis teenustele, füüsilisele rinnaruumile ja millele kõigele veel, et need on ka kasvanud ajas, et ärme neid ka ära unusta, et võib-olla peaks seda ka kaaluma, et kuidas see nagu panustab ühiskonda.
ma korra sulle nagu ütlen või toetan seda, et kui me selle seltsiliste teemaga, kuna see on ka siin nagu päevakorras natuke alustame, siis need inimesed, kes on valmis teistele olema siis nii-öelda nagu sõbra suhtes või on, need ju üldjuhul on ka ise 65+ ehk siis aktiivsed inimesed, kes oma siis missiooni leiavad või tahavad ühiskonda uuesti panustada, mitte küll tööalaselt, aga lihtsalt ka tema vajab tegelikult seda sotsiaalset suhet edasi. Et siis on üks võimalus, kuidas saada. Ja teine tõepoolest on ka see, et nad on valmis oma kompetentsi ja teadmistega nagu kaasa tulema ja mõnedki neist on tegelikult teevad seda oma töö kõrvalt. Nii et tegelikult see on üks selline kasutamata ressurss küll, jah. Ma võib-olla korra räägin vabatahtlikkusest veel natuke teise nurga alt, et me vaatame erinevaid riike ja jällegi võrdleme siin ennast Skandinaaviaga, siis Skandinaavias on mitmeid riike, kes on erinevad funktsioonid andnud vabatahtlikke korraldada. Näiteks eestkoste. Ehk et tegelikult ongi vabatahtlikud, kes on pensioniealised, nad on endised õpetajad, advokaadid, ajakirjanikud ja nad teostavadki kohtu poolt määratud eestkostet vabatahtlikkuse korras inimestele. Eestis tegelikult meil sellist vabatahtlikku liikumist ei ole, kus meil vabatahtlikud võtaksid nagu väga tugevat vastutust. See on siis ka juriidiline vastutus, lõpuks ka rahaline vastutus. Et ma arvan, et meil on nagu seda arenguruumi päris palju, kuhu edasi liikuda, et neid nišše nagu otsida, aga vabatahtlikkus on midagi sellist, mis ei teki ise ja mis ei püsi ise. Mul tuli mõte praegult. Ütle, kas tõstavad kõik käed, kes on täna kuskil vabatahtlik, teeb vabatahtlikud tööd. Mina näiteks Punases Ristis ja õpetan esmaabi. Vau, super. No nii, aitäh. Siin on aktiivne osa Eestist kogunenud. Aga on kellelgi peale käe tõstmise küsimus? Palun. Ma viskaks õhku veel mõtte, et ärme räägi ennetusest ainult sotsiaalvaldkonna ja tervise kontekstis. Et me kipume unustama, et ennetus on ka see, kui me planeerime hooneid selliselt, et need on kasutatavad üle elukaare, avalikku ruumi, nii et see on kasutatav üle elukaare. Et ärme kompenseeri hiljem tagantjärgi vabatahtlike seltsiliste või sotsiaalteenustega seda, et on 3 trepiastet. Teeme kohe alguses uue ruumi selliselt, et meil ei ole vaja hiljem hakata seda kompenseerima. Kuivõrd ma ise töötan ka igapäevaselt sotsiaal- ja tervise valdkonnas, siis ma tahaksin näha, et ennetust mõtestatakse ka teistes valdkondades. Ei väga õige, nii ongi. Aga ma lihtsalt ütlen siia juurde, et mina täna tahan siin vabatahtliku seltsilise nimel rääkida rohkem vaimse tervise mõttes. Aitäh, aga enne kui sa vaimse tervise mõttes vabatahtlikest hakkad rääkima, küsin sinu kui vallavanema käest, et kuidas sa saad teada neid ootusi, soove, mis vanemaealistel inimestel on sinu vallas ja kuidas see jõuab sinuni, kuidas sa suhtled vanemaealiste inimestega, kas on olemas või võiks olla olemas ka mingi vanemaealiste nõukogu vallavalitsuse juures, kellega siis suhelda ja koostööd teha. Kuidas sa vaatad nendele probleemidele? Ei, need ei olegi üldse probleemid, aga need ei olegi probleemid. Meil on vallas 3 sellist seeniorite klubi erinevat, kes käivad iganädalaselt koos ja kaasavad ka teisi. Ühed on näiteks perelinnud või? Need käivad erinevates kantides ja siis need teevad sellised kuidas ütled, laulame kaasa või siukest, et kõik tulevad sinna kokku ja siis pandakse laululehed, jagatakse laiali ja siis laulavad, räägivad jutte, vahet kutsutakse vallavanem külla, ma räägin ka seal ja tantsin nendega koos ja laulan nendega koos. Nii et meil on see täiesti selline 3 klubi olemas
Samas on meil erinevad päevakeskused, kus koos käivad. Ma tean, üks seltskond lausa käib vahest isegi mängivad kaarte seal päevakeskuses, et jälle hea sotsiaalne tegevus. Ehk loogiline, ma olen täpselt sama meelt, mida sotsiaalsemad inimesed on, mida rohkem nad kaasuvad ja üksteisega juttu räägivad, seda parem on. Et need ei kurda, need ju eakamad inimesed või seeniorid ei kurda ju kunagi oma tervise üle, kes käivad mul seal rahvatantsu tegemas, laulmas, päevakeskuses kas või kaarte mängimas. Need ongi väga mõnusasti eluterved ja see seeniorite nõukogu moodustamine, see on meil muideks see aasta täitsa laual. Aga ma ootan nagu nende enda initsiatiivi ja just selles mõttes, et võib-olla mul oli ka seal volikogus skeptikuid, et et meil on niikuinii ju käime erinevates kantides, teeme seal arengukavade arutelusid, üldplaneeringu arutelusid, kõike, mida võiks nagu vallas teha, kõik saavad ju kaasuda. Ma ütlen, okei, selles mõttes jah, aga mõtleme teistpidi. Mõtle, kui oluline on eakale või selle seeniorile endale, kui ta on näiteks seal see eakate kogu liige, nagu noortevolikogu on, et eakate kogu liige, siis ta on täpselt jälle, et tal on tegevust, ta saab ennast tunda kaasatuna, ta saab ennast tunda olulisena, ta käivad seal, ütleme, omavalitsuses koos, siis pärast ta läheb oma kanti või kogukonda, võtab jälle need kokku, ehk siis nende enda jaoks on seda oluline eelkõige, et need kogud oleksid olemas. Võt niimoodi me seal siis toimetame. Aitäh. Üks küsimus on. Jah, palun. Kohe tulem. Aitäh. Ma tahtsin täiendada siin eelmisele küsijale või ütlejale, et tegelikult ei ole väljapääs ainult uute hoonete vastavusse viimises, aga tööalaselt käisin kaardistamas Uhtna hooldekodu. Teate, kui rahul olid need vanad inimesed ja kui lihtsalt oli lahendatud kalte võimalus kruvide või ma naisena ei tea, mis asjad, äkki need olid poldid, vahet pole. Selline nagu ma ütleks raudtee väljanägemisega tõsteti üles, lasti alla ja nad saavad nende treppidest minna oma mootorsõidukitega või rataskärudega sealt alla. Ja ma usun, see on tunduvalt odavam, nutikam, kui nüüd ära lammutada ja hakata uut ehitama, eks ju. Ja seal oli tõesti, kiideti ka kohalikku omavalitsust, mainiti ka siin keskel istuvat meesterahvast, koostöö väga hea, toetatakse vanureid, igatepidi tippstops, ise olen Rakverest pärit. Aitäh. Lihtsalt, kes ei tea, see Uhtna hooldekodu ongi Rakvere vallas. Ma saan aru, et sa oled fännid kaasa võtnud. Aga ma võib-olla natukene see kogukonna tegevus ja ka vanemaealiste selline vabatahtlik liikumine ja seltsiline tegevus, siis linnalises keskkonnas on suurem risk, et inimesed jäävad anonüümselt kodudesse ja me tegelikult ei leia neid üles. Ja kõige suurem väljakutse ongi mitte nende aktiivsete vanemaealistega, vaid passiivsete ülesleidmine ja nende aktiveerimine. Ja kõige suurema tõenäosusega need passiivsed tegelikult ongi lõpuks meil ka sotsiaal- ja tervishoiu vaatest abi vajavad. Ja siin me tuleme selle elukaare juurde, mida sa väga kenasti tegelikult ütlesid. Kui sa oled aktiivne läbi elu, siis näitavad ka analüüsid meile, et need, kes ei ole noorest põlves ja tööealisena vabatahtliku tööd teinud, ühingutesse kuulunud, aktiivsed olnud, need ei muutu ka aktiivseks vanemaealisena. Ehk et see valmistumine elukaare selleks teiseks pooleks, kus me võib-olla lapsed on kodust ära läinud, me kipume olema üksinda, lihtne on passiivsena koju jääda ja ka üksinda jääda. Et selleks valmistumine on ülioluline ja jälle sotsiaaltöötajad õpivad kõiki neid vananemise teoreetilisi aluseid ja mina soovitan aktiivset vananemist igatahes nagu kõigile. Aitäh, Sirle, palun. Ja see jutt juba liikus edasi, aga ma hüppaksin tagasi Agu küsimuse juurde, et mul on ka see sama küsimus, et kuidas me teame, kuidas meie vanemaealised nagu elavad või mis on nende olukord, kuidas me teame või kust me teame, mis probleemid neil on või midagi sellist, et teha andmepõhiseid otsuseid. Et kas meil on ammendavaid või piisavaid andmeid selle kohta, et ma väidan, et ei ole.
et võib-olla on see koht, kust saaksime ka nagu alustada, et seda olukorda parandada. Ma siiski julgen öelda, et meil on nagu erinevaid analüüse ja Eesti on hästi aktiivselt ka rahvusvahelistes uuringutes nagu osalenud, aga küsimus on selles, et kas me oleme osanud küsida õigeid küsimusi, et me üle siis sektorite, iga sektor või iga ministeerium või ka uurimisrühm mõtleb oma teemade peale, aga kas meil on nagu sellist suurt pilti võimalik kokku panna. Teisalt, ega meil ju riigina on erinevad andmebaasid, mis sisaldavad päris palju informatsiooni, aga me ei kasuta neid ära ja sagedasti, see on ka eilsete uudiste valguses, eks ole, kus need delikaatsed isikuandmed mängu tulevad, et me ei saa ka nagu väga hästi võrrelda. Aga ma arvan, et meil on rohkem andmeid, kui me neid tegelikult kasutame ja meil on võib-olla mõttekam ka sellist nii-öelda katusanalüüsi teha olemasoleva informatsiooni kohta. Ja ma olen nõus, et see on nagu pisteline, aga näiteks kui vaadata võib-olla erinevate kohalike omavalitsuste rahulolu uuringuid, et sageli lõppevad nad aastaga 65, et mis edasi. Omavalitsus.ee teeb iga 2 aasta tagant ju omavalitsus rahulolu uuringud ja seal on kõikide omavalitsuste kohta, me oleme kõik edetabelisse pandud. Ma tean seda. Mida paremini ametnik on osanud, seda kõrgemal positsioonil on heas mõttes. Ma tahan korra nagu tuua selle näite, et selle sama mitteformaalse nüüd toetustegevusega me oleme ise öelnudki, et seltsilised on väga puhtalt selles nii-öelda varase märkamise ennetajad, eks ju. Ja kui me seda tegevust ka nagu siin ka 1,5 aasta jooksul oleme teinud, siis oleme näinud ühte sellist huvitavat olukorda küll, kui see andmestikuga rääkida. Et omavalitsuste sotsiaalosakondade jaoks on väga hästi pildil need inimesed, kes ühel või teisel viisil mingisugust teenuse tüüpi vajavad. Ja see ongi väga oluline, et nad seda teavad. Probleemi koht on selles, et need inimesed, kes nüüd on, kes ei vaja, ütleme, et aktiivne ju ta ei peagi olema omavalitsuse vaateväljas seni, kuni ta midagi ei vajaks, eks ju. Aga nende hulgas on ka piisavalt neid inimesi, kes ei ole osanud abi küsida, kellel on sotsiaalsed oskused suhelda väiksed, kes on võib-olla pidanud muutma oma elukohta, näiteks laste juurde läinud. Meil on kuidagi arvamus, et kui eakas inimene elab perekonnas, et siis tal on kõik sotsiaalne tugivõrgustik olemas. Ei pruugi olla, ta võib olla seal väga üksildane. Ja seda teemat on ka omavalitsused nagu ise välja öelnud, et meil tegelikult puudub arusaamine või teadlik teadmine nende inimeste hulgas, kes on nii-öeldes varjus. Me näeme metsas puid, aga me ei näe seda, mis on nende puude taga. Ja võib-olla siin on see oluline koht, et meie ülesanne on aidata ka omavalitsustel olla või omavalitsuste jaoks olla selline partner, kes aitab üles leida neid inimesi, kes võib-olla täna veel ei vaja ja ongi hea, et ei vaja, aga tulevikus nad on tegelikult sellel pildil olemas. Nii et see on see koostöö koht. Ja võib-olla on üks asi, kui me nüüd tegime seda 1,5 aasta jooksul oleme siin teinud, siis keegi ei rääkinud sellest, et ennetustöö on sotsiaalvaldkonnas väga tähtis. Nüüd on ta üles kerkinud palju rohkem kui varasemast. Ja võib-olla siin vajavad ka omavalitsused nagu väga selgelt seda tuge või teadmist, et mis osas ennetust, nii nagu oli siin Signe ütles, et on ju erinevad tasandid, erinevad ennetused, et mida me siis ikkagi ennetuseks peame, kuidas me seda käsitleme, kuidas on need omavahel nagu integreeritud tegevused ja kuidas see tegelikult lõppkokkuvõttes, me ei tohi ära unustada, et seal taga on see inimene, kelle jaoks me nagu toimetame ja tegeleme. Et me kõikide asjadega, mida me loome, ei tekitaks lõpuks olukorda, et inimene ei teagi, mis tema ümber toimub ja toimetatakse, aga kõik kogu aeg teevad midagi. Et see on võib-olla selline lisamõte siia juurde, et toetades ka seda, kes seal oli, et on sotsiaalvaldkonnaga seotud, eks ju, et mis see siis ennetus sotsiaalvaldkonnas on? Palun, veel. Minul on mõte ennetuse suhtes. Öeldakse, et vanad inimesed on nagu lapsed. Millega tegelevad meie lapsed? Vastake. Nutitelefonides kogu aeg. Mul on ema 88-aastane. Laadisin alla talle notsumängu. Teate, tal läks vana telefon rikki. Ta oli ahastuses, sest tal ei ole enam oma notsut. Terve päeva mängib oma notsumängu. Ja kui mobiiltelefon on käepärast ja ta ka kukkus, selles eas vanad inimesed kukuvad ja ta sai omale abi kutsutud. Tal oli telefon näpus oma notsumänguga. Nii et kohalikud omavalitsused, vanadele inimestele nutitelefonid, mängud sisse ja üksindus kaob.
no jah, see ongi see asendustegevus sellele vabatahtliku seltsilisega, aga mina pean ikkagi seda elus inimest nagu olulisemaks kui see nutimaailm, et mul on just hoopis hirm selle nutimaailma suhtes, et me teeme kõik teenused ka täna nutimaailmas, täna ei saa inimene perearstile ka enam, teeb kõik ainult arvutis ära ja siis arst annab talle retsepti ka sealt arvutis ja rohkem polegi vaja. Eks suhtlemine läheb meil aina vähemaks ja vähemaks ja vähemaks ja mul on hoopis selle juhte hirm, et see üksildus ainult kasvab veel, et sa ei saa enam, muidu käisid ametniku juures, lobisesid sealgi natukene, nüüd ei pääse sinna ka enam. Aga nõus, notsu on ka väga oluline, kui ilma notsuta ja kui kedagi ei ole. Võta mikrofon ka. Ja, Krista Mulanok, et tegelikult ma olen käinud 2019 Jaapanis tervise ja ütleme siin tulevikumessil, kus olidki erinevad tegelikult mängud, tegevused, et kõik dementsuse probleeme ennetada. Ütleme see ei ole paha mõte, et oleneb, mis mängu, ta võib isegi olla nutitelefonis ja tegelikult suhelda oma eakaaslastega, homme kohtuvad, täna ei saa kohtuda, paha ilm, tervis paha, aga see ei ole üldse ka halb mõte, et tõesti neid kaasata siis kaasaegsesse infotehnoloogia maailma. Nii nagu me COVID-i ajal olime. Ma arvan, et see nutimaailm on nagu oluline ja AI samamoodi, et me peame targalt neid võimalusi ära kasutama, et me oleme ju täna ka rääkinud, meil ressursid vähenevad, me räägime inimressursist, me räägime raharessursist, et me peame targemini asju kasutama, aga sotsiaalvaldkonnas ei asenda miski tegelikult seda inimlikku suhet. Ta tasakaalu tuleb otsida, täielikult nagu tehisintellektile üle minna ei saa, sest dementsetele need samad tehisintellektiga koerad, kes sinuga suhtlevad, eks ole, kõik need asjad on ju, mis seal olemas on ja välja mõeldud, aga seda inimlikku poolt sotsiaaltöös me mitte kunagi ära kaotada ei saa. Ja seal meil on tegelikult tohutult suured mured, et kust me seda tööjõudu saame edaspidi. Jah, palun üks küsimus. Lihtsalt kommentaar, et ennetustöös on ka mitu tasandit ja esimene tasand on ju see, et kõikidele ühtemoodi, kas on see keskkonna loomine, et ma teeksin tervislikke ja ennast säästvaid valikuid, olgu selleks siis terviserajad, hea avalik ruum, ühtmoodi üle elukaare, et ma saaksin teha tervislikke valikuid ja siis tulevad juba need järgmised etapid, et kas vanusepõhiselt, olgu see vabatahtlik seltsiline, kes võib tegeleda juba inimestega, kes veel võib-olla nii palju abi ei vaja, aga mõningat tuge ja seejärel tuleb ennetus, et asjad ei läheks hullemaks, on see koduteenus või miski muu. Aga Tartus me võib-olla ka reageerime, on ennetuse tasand heaolumeister, kes aitab kohandada siis kodust keskkonda ja natukene ka suhtleb inimestega, eks. Aga ikkagi see on juba kompenseerimine, aga vaataks seda ka esimest tasandit, et me planeerime juba ruumi selliselt, et hiljem neid probleeme oleks vähem, et me ei peaks nii palju panustama ei rahalist ressurssi ega ajaressurssi, inimressurssi reageerimisele kuskil teisel või kolmandal tasandil. Aitäh! Me oleme siin juba palju rääkinud sellest vabatahtlikust tegevusest ja teame, et sellise vanuselist ühiskonda hinnatakse aktiivsena vananemise indeksi abil, mis on väga keerukas indeksite kompleks, aga seal on toodud veel välja 4 allindeksit, mille all on veel hulga indekseid või allindekseid, aga Eesti näeb üsna heal tasemel tegelikult seal välja, üle Euroopa Liidu keskmise kindlasti ja maailmaga võrreldes siis seda enam veel. Aga kõige kehvem indeksi tase on meil just selles sotsiaalses osalemises, kaasa rääkimises, ühiselt tegutsemises. Ja siit ma tahaksingi nagu minna edasi, Krista, sinu teema juurde, et mida me saaksime ja peaksime tegema, et meil oleksid tugevad kogukonnad, et vabatahtlikud seltsilised saaksid teha seda abistamise tööd, seltsitamise tööd, et kuidas me selles suunas edasi saaksime liikuda, sest see on ikka väga suur abi ka meie sotsiaalvaldkonnale. Jah, et ma ennem alguses ka nagu mainisin seda kogukondliku lähenemise printsiipi
ja võib-olla üks selline teema, et meil on hästi suured kogemused, mul endal ka sellise külade ja kogukondadega koostöö kogemused, aga ma näen seal sellist ka tendentsi, et juba need kogukonnad, kes on väga pikalt koos käinud, ka nende puhul nagu võimendub see nii on, et meil see töö toimub niikuinii, et milleks me peaksime mingeid asju nagu siis kas formaliseerima või kuidagi nagu tegema ja toimetama. Me ju niikuinii aitame oma inimesi. Ja see on toonud ühe sellise huvitava loo juurde, et see niikuinii ühest küljest peidab ära selle tegeliku juurprobleemi, ehk siis see niikuinii tähendab seda, et me käime koos külamajas, saame nii-öelda joome kohvi ja teeme, aga sellesse niikuinii seltskonda ei satu need, kes on üksildased. Et see teeb seda, et seda sotsiaalset lävimist või on ikkagi niisugune nagu natuke klubiline vorm või selline, kus inimesed juba tunnevad ennast hästi, aga sinna nagu võõrastel sisse tulla või teistel sisse tulla on väga keeruline. Ja linnade kogukondades on see veel omaette, et meil on kortermajad, püstikmajad, suured majad, kus võib-olla ei olegi sellist omavahelist kogukondlikku läbikäimist, mis toob küll ühe sellise uue, et kuigi meil on ajalooliselt väga tugevad kogukonnad ja me teame, mida kõike tehakse, siis vaat see sotsiaaltööga toimetamine tegelemine toob kaks asja. Ühest küljest on puudu siis nagu seda teadlikku tegevust, et sotsiaalvaldkond ei ole lihtsalt aja veetmine, et seal on midagi rohkemat taga ja selleks ju kogukonna eestvedajatel inimestel tihti pole neid oskuseid. See vajab tegelikult väga selget, siin oli juttu kas koolitamist, nõustamist, ka näiteks supervisioone, ka kovisioone, sest vabatahtlikuks olemine, ta ei pea olema selle nimetusega, aga teise inimese aitamine, kes ei ole sinu perekonna liige, võib tuua kaasa sellele aitajale endale nii vaimseid probleeme, füüsilisi probleeme, sest et sa ei tea kunagi, mis sind ees ootab. Et see on see üks pool. Ja võib-olla teine teema, mis siis kaasneb sellega on, et inimesed pelgavad minna teist inimest aitama, sest ta tunneb, eriti valemkõlgkond tunneb, et talle tekib lisakohustus. Nii kui ma kellegiga nagu rohkem toimetan, siis see mulle tekib nagu kohustus. Mis siis saab sellest minu inimesest, kelle juures ma käinud olen, kui mina ise olen haige? Või kui mul ei ole aega. Ja võt see on selline ühiskondliku hoiakute väärtuste teema, mida me ei saa lahendada trepiastmete muutmisega, vaid mida me saame lahendada ainult sellise, kuidas öeldakse, sotsiaalse sidususe või teadlikkuse või sellise kasvuga ja mis ei lahene ära päeva pealt, vaid mis on pikaajaline. See on pikaajaline tegevus, et tekiks uuesti see nagu kontakt ja seda on ka öeldud, et kui me võrdleme Põhjamaid või võrdle neid, siis meie ühiskond vahepeal liikus sinna suunda, kus oluline on individualism. Ja nii-öelda ka see nõukogude ühiskond on ära lõhkunud selle mudeli, et kogukonnas omavahel on head sellised sotsiaalsed suhted ja tehakse. Individualismi poolt tagasipöördumine on keeruline. Me oleme ise oma tegevuse juures vaadanud praegu, et tegelikult sellist ju ametlikku sõbrasuhet ei peaks ühiskonnas vägisi tekitama. See peaks olema loomulik protsess. Aga kui see on vahepeal katkenud mingitel põhjustel, siis on vajalik seda aidata sinnamaani, kuni ta uuesti muutub normaalsuseks. Nii et ma nüüd pikalt küll ütlesin, aga need on nagu asjad, mis võib-olla on just tulnud selle läbi meie praktika ja kogukondade toetamine algab sellest, et neil on hea koostöö omavalitsusega. On ta siis kogukonna spetsialist või ennetusspetsialist või kus iganes, et see algab nagu sealt, aga kogukond üksi seda teha lihtsalt, et nüüd ma hakkan, ma ei tea, sotsiaalselt tundlikus hakkan oma eakaid aitama. Neil tekivad kohe sellised probleemid, mida nemad ei ole professionaalid. Nad on erinevate valdkondade, nad vajavad seda professionaalset tuge. Aitaja aitamine on kõigi ülesanne ja selleks on oma roll riigil, omavalitsusel ja kogukondadel endil, jah? Ja, nii ta on. Nii, ole hea. Ja siit tulenevalt ongi mul tegelikult mure. Kui Signe, sa ütlesid, et see vabatahtliku seltsilise või ütleme üldse see sotsiaalvaldkonna vabatahtlikud, et see peakski olema nüüd kohaliku omavalitsuse roll. Ja üks pool kindlasti sellest, et see, et ma suudan, et see on küll meie kohustus, et tuvastada need niinimetatud inimesed, kes seda sõbrasuhet või ka teenuseks nimetada vajaksid. See on üks pool. Teiseks, kindlasti ma leian ka rahastust sinna, et seda vabatahtlikku seltsilist transpordikulud katta. Mis on mul keeruline teha, on see ühe omavalitsuses, et tekitada nüüd nende sotsiaalvaldkonna vabatahtlike seda tugevat kogukonda. Ehk need vabatahtlik inimene tahab ju õlgala tunnet saada või kuuluda kuskile. Mul vallas on täna seda 6 seltsilist. Kui nüüd see
pea siit ära kaob. Nüüd siis minu need 5 või 6 seltsilist, kuidas ma tekitan selle 6 seltsilise vahel selle kogukonna. Täna ta tunneb, palju neid vabatahtliku seltsilisi täna üle Eesti on. 500. Ta kuulub sinna kogukonda täna. Ta on selle kogukonna liige, need käivad koos koolitustele, visioonidele, kõik edasi. Tehtakse motivatsiooniüritusi, sest et ta teebki vabatahtlikku tööd, seda tasu saamata. Nüüd, kui seda, keegi ei korralda enam seda ja see jääb ka ainult omavalitsusele, siis mul on väga raske motiveerida seda 6 vabatahtlikut. Vaat selles on täna see probleem, et mis ma kardan, et kui nüüd see üldine korraldus riigis ära kaob, siis mina ei suuda neid hoida seda vabatahtlikku tööd enam seal vallas üleval. Ja mul on kõige kurve, kui täna, mis see pealkiri täna oli? Vananemine õnn või õnnetus, igatahes õnn või õnnetus käis läbi. Õnn või õnnetus. Ehk nüüd ma küsin seda, et meil on praegult üle 1800 niinimetatud seltsitatava või ütleme selle inimese, kellel see sõber on olemas. Kui nendel nüüd sõber ära kaob tänu sellele, et ka seltsilised laiali pudenevad, kas siis sellele 1800 eakale oli see nüüd see 2 aastat see tegevus õnn või õnnetus? Oskab keegi vastata? Aitäh. Tahad kommenteerida? No selles mõttes, et mida ma ministrina siit kuulen on ju, et andke siis jätkurahastust pilootprojektile, mis hakkab lõppema. Et see on see, mida mina siit ülesse korjan. No nii. Ja sellele, kes neid koos hoiab, ja ma saan aru, see on oluline. Sa mäletad, sa olid küll kuulajana eile kella 2 arutelus kogukonna alal. Ja me seal ka põgusalt puudutasime seda, mismoodi kohalikud omavalitsused ühistegevusena võiksid asju korraldada. Et ma väga tunnustan seltsilist tegevust. Mul on hästi hea meel, et meil on olnud võimalik seda rahastada ja ma loodan, et seda on võimalik nagu ka edaspidi rahastada selleks, et seda liikumist üleval hoida. Aga ilma, et kohalikud omavalitsused ei püüaks siis leida püsivat koostöövormi, see lõpuni jätkusuutlik ei ole. Me võime pikendada projekte nagu mingisuguse perioodi võrra, aga ta peab leidma jões, siis see jõesängis vesi peab leidma selle loomuliku koha. Ja ükskõik, et kas me räägime nüüd sellest, et meil on tarvis otsida lahendusi tõmbekeskuste kaudu kohalikele omavalitsustele erinevateks koostöövormideks või 2 kõrvuti olevat omavalitsust teevad seda koostööd iseseisvalt, vahet ei ole tegelikult, aga me peame otsima nagu seal allpool ka neid koostöövorme ja mudeleid, sest olgem ausad, riigi üles on nii, nagu ma enne ütlesin, vaesus, vanadus, haigus. Riigi teenused, eks ole, riigi toetused, töötuskindlustus, pensionid, ravikindlustus. Riik ei saa tulla tegema seda tööd, riik keskvalitsusena, mis on olemuslikult kohaliku omavalitsuse korraldatav kohaliku elu siis toimetamine. Et me peame seda vahet tegema. Ja ma arvan, et mis on nagu hea ja mõistlik, et me otsime koos neid vorme, me püüame nagu toetada, et head tekkinud algatused ei kukuks maha, aga ma kindlasti ei tule nagu siin praegu lubadust andma, et me aegade lõpuni leiame need rahastused. Ma ei saa anda seda, eks ole. Nõus. Nii kauaks peame seda üleval keskvalitsuse toel peaks hoidma, kui need minu kolleegid saaksid ka aru, et see teenus on oluline. See enamus täna, kahjuks enamus täna mu kolleegi ütlevad, neil ei ole seda teenuse vajadust. No liigume kolleegide poole, nii. Sirle, palun. Ja mul tekkis üks mõte siin vahepeal, et rääkides sellest seltsiliste teemast, et see on kindlasti väga vajalik ja teretulnud nagu asi ühiskonnas, aga ma mõtlen seda, et võiks kuidagi soodustada ka, et inimestel endil oleks võib-olla suurem selline vastutus ja algatus, et ei pea alati nagu ootama, et keegi midagi nende jaoks nagu teeks või pakuks, aga et kuidagi nagu inspireerida neid ennast ise organiseeruma, et noh, tekiks, oleks ruumi ja oleks neid kohti, kus koos käia, koos toimetada, kes siis seda soovivad ja et see keskkond selleks oleks toetav. Ja et noh, kõigile ei meeldi päevakeskuste tegevused, kõigile ei meeldi rahvatants ja kudumine ja laulmine, et on rohkem tegevusi, millega vanemaealised soovivad tegeleda, aga et kuidagi seda natuke nügida. Aitäh, see tähendabki, et vanaks peab kasvama juba lapsest peale, eks ju. Aitäh.
No see sama tegevus loobki võib-olla need eeldused, et need tulevikus 10 aasta pärast ongi see niinimetatud ise juba kopeeruvad ja toimetavad, et polegi vaja organiseerida. Selleks ongi vaja täna seda tõuget anda. Ma siin nüüd tahan ikka tunnustada Agu poolt kuldset liigat ka, et tegelikult ju vabatahtlikkus sotsiaalvaldkonnas on üks teema ja tõesti siin on nagu mõjub hästi see seltsiliste nimi, aga meil on siin ju jututajad noored, meil on siin telefoni nendes vabatahtlikke ja kõik, see on nüüd see variant, kus seljad kokku ja vaatame, kuidas paremini edasi minna saab, mis on keskvalitsuse ülesanne, mis on omavalitsuste pool ja mida saavad siis see kolmas osapool sinna juurde panna. Aga üks variant siia juurde, mis võib-olla vajabki nagu veel ikkagi mõtestamist, me libisesime sellest üle, on need väärikate või eakate nõukogud omavalitsuste juures. Et Maido tõi küll oma näite sellise võib-olla vabaajategevuse jõudsime sinna, aga teine oluline roll on ikkagi, et kui need eakate nõukogud on omavalitsuste juures, nad on erineva mudeliga, eks ju, et kus on niisugused klubilised tegevused, kus on ta volikogu juurde moodustatud, kus on vallavalitsuse juurde moodustatud, nii-öelda, et nendel oleks suurem roll, kui ainult nagu kuulata omavalitsuse poolt juba valmis olevaid neid eelnõusid ja siis noogutada kaasa, kas sobib või mitte, vaid et selle roll, nende nõukogude ülesanne ja roll on tegelikult ennetavalt teha ettepanekuid selliseid, mis aitab meie eakatel olla väärikas, aktiivne, kogukondlikult aktiivne ja nende roll, mulle väga meeldis see mitte ennetuse, vaid eestkoste teema ka, eks ju, et võib-olla nende väärikatele nõukogudele tulebki anda koha peal ka selline suurem roll, et nad võiksid võttagi siis sellist eestkostet nende eest, kes ei saa ühel või teatul põhjusel kas välja liikuda või ei saa enda eest seista, sest lõpuks nemad on selle põlvkonna või selle vanusegrupi esindajad, eks ju, ja võib-olla see on just, mida siis Kuldne Liiga on nüüd teinud ja ma Agu muidu endast üldse ei räägi, et ma pean ikka ütlema, et siin me nagu oleme näinud seda vabatahtlike Kuldse Liiga ja kogu seda asja komplekti, et pigem toetada omavalitsusi, mitte olla konkurendid omavalitsustele. Ja siia juurde veel nii palju, et ega sellel nõukogul, vanemaealiste nõukogul omavalitsuse juures, ega nad väga palju ei nõua. Tegelikult need, mida nemad soovivad, on üsna pisikesed asjad. Olgu siin kergliiklus tee ääres mõned pingid, olgu siin bussipeatus paremas kohas, suhteliselt lihtsad asjad, mis tavapäraselt võivadki ametnike tähelepanu alt natuke kõrvale jääda, sest on olulisemaid, tähtsamaid tegemusi, suuri investeeringuid vaja korda. Et nemad lihtsalt hoiavad seda asja tähelepanu all ja ootavad, kuna see ära tehakse, aga kogu aeg küsivad, et kas see saaks nüüd tehtud. Ma ütlengi, väga õige, kahe käega poolt nii ongi ja jaakamatel või seenioritel ongi ju see teadmiste elukogemuse pagas, mis oskavadki, need on nagu mul nõunikud seal. Ma toon ühe näite veel, et see on kahjuks või õnneks meie vallas, aga pandi see sama pargipink, aga see pink oli selline, et kui see jaakam sinna istub, siis ta sealt enam püsti ei saa, sest ta oli sellises lohus. No nii, ja oligi kogu lugu. Nii et aga ennem ei on neil valla ametnikel polnud seda tarkust, et siuke asi võib juhtuda. Tahad, Signe? Ja ma arvan, et ongi võib-olla kuulajatel ka mõistlik nagu vahet teha, et me ju räägime kahest erinevast asjast. Üks on nagu individuaalne aktiveerimine, individuaalsete võimaluste loomine, on see siis klubilises toetatud seltsiliste kaudu, et see on selle inimese enda individuaalse heaolu tõstmine ja see on hästi oluline ja sellele me oleme täna nagu rohkem keskendunud olnud senises ju vestluses, et nüüd me oleme tulnud nende vanemaealiste nõukogude juurde, mis on hoopis teise eesmärgiga tegevus. See on vanemaealiste kaasatus otsustusprotsesside ja tasanditesse kohalikul tasandil eeskätt. Aga seda on võimalik ju alustada mitte omavalitsusest, vaid külast on ju, siis jõuda omavalitsusse ja tegelikult me seda kaasatust ja otsustusprotsessidesse nagu tõmbamist ja aktiveerimist peame kuni riigi tasandini välja tegema. Et me oleme strateegilise partnerluse kaudu, Kuldne Liiga on, eks ole, meie partner, Praxis toimetab koos nendega, püüdnud seda ehitada ja loodame, et see sõnum ja informatsioon tuleb nii Kuldse Liiga kaudu kui siis ka teadusasutuste kaudu meieni, aga et see otsene suhtlus ja kaasamine valikutesse
tuleks ikkagi nagu kohalikul tasandil ka mängu. Ja noh, kui me nüüd vaatame ka vanuselist koosseisu kas või Riigikogus, siis me ei saa öelda, et vanemaealised täiesti kõrvale oleksid heidetud, et pigemini on mul küsimus, et meil on teised ühiskonnagrupid, kelle hääl võib-olla liiga tugevalt ei kõla siis nende seaduste vastuvõtmise või suurtemate otsuste tegemise juures. Aitäh. On kellelgi nüüd tekkinud? Palun, jah. Mul on 2 küsimust. Esiteks, kas 500 seltsilist on piisav praegu? Ja teine küsimus, mis on kuldne liiga? Vastan sellele võib-olla ka natuke retoorisele vastuküsimus, et mis üldse on piisav, eks ju, ja kui nüüd jah, on inimesi ootejärjekorras, kes nagu vajaksid ja tõepoolest on see üks suurimaid väljakutseid olnud, kuidas meie ühiskonnas inimestele teha siis sotsiaalvaldkonna vabatahtlikkus heas mõttes nii seksikaks, et nad tuleksid, et inimeste jaoks on palju põnevam olla, kus on action, kus on näiteks naiskodukaitse või kus on sellised politseinikud või kus on tegevuspõhised. Kui on sotsiaalvaldkond, siis seal on teatud eelarvamused ja sinna ongi inimesi keerulisem kutsuda. Aga see on läinud palju paremaks ja ma usun, et see on üks ka nendest olnud, et meil neid toredaid edulugusid ja kogemusi on. Nii et ei ole piisav, võiks olla rohkem, aga alati on ka mingid piirid ees, et kui palju me siis üldse vajame. Võib kohe tulla, sest et vabatahtlikuks võib ikkagi tulla iga täisealine inimene. Jah, nii küll. Meil on ju need vabatahtlikud ka 16-17-aastased noored ju, kes eakate juures käivad ja siin ongi see, Signe, sa eile just rääkisid ju sellest ühes debatis, et kui oluline noorele see on, et ta saab selle eakam inimese kogemuse ja näeb, milline eakas, kui kunagi eakaks saab, et milline siis see tulemus on, et see annab ka selle noorele väga palju juurde. Nii et ja võib-olla see ongi väljakutse. Üks väga suur kasu praegult näiteks sellest liikumisest. Et sellest 500-ast üle poole on ise 65 pluss, et nad võiksid olla nooremad. Tööealiste oskas ongi see, et kui on inimesed tööga hõivatud, siis on. Aga mis võib olla selle vabatahtliku laiemas mõttes on just see, et see võib olla tuge karjäärile, karjääri muutusele, kas ma üldse sobin inimestega tegelemised. Vabatahtlik tegevus ei ole ainult see, et ma lihtsalt oma aega panustan selles hetkes, kui mul vaba aega on, vaid see, et see on minu isikliku arengu seisukohast ka üks võimalus ja võib hoopiski minu täna elukorraldust või siis minu tulevikuvaateid muuta, sest ma saan praktilise kogemuse selles kontekstis. Ja anname ühe küsimuse. Kes ütleb ära, kui vanem on meie kõige vanem seltsiline, kes on teisele inimesele sõber, saab pastaka auhinna? Meie inimesed ei vasta, kes siin on. Näed. Nii ei ole üldse aus. Jah, kõige vanem inimene, kes käib teise inimese juures, on 95-aastane. Nii et Agu, palun anna pliiats. Nüüd edasi kuldsest liigast. Kuldne liiga on mittetulundusühing, mis 10 aastat tagasi asutati nende inimeste poolt, kes olid nagu natukene tööturult tõrjutud, 50 millegagi ja ei leidnud päris enda asukohta tööturul ja hakkasid sellist organisatsiooni looma, seismaks selle eest, et ka need inimesed võiksid ikka tööle jõuda. Aga nüüd on 10 aasta jooksul see tegevus laienenud ikka kõikidesse eluvaldkondadesse, mis puudutab vanemaealisi ja olemegi huvikaitseorganisatsioon ja oleme saanud selle tunnustuse ka Sotsiaalministeeriumi poolt, kellega meil on 3-aastane selline strateegilise partnerluse projekt, mille käigus oleme üles ehitanud ka selle võrgustiku partneriks Sotsiaalministeeriumile, mis on üks aste, nii nagu võiks olla omavalitsuses, nii on ka riigi tasandil. Nii et me pisitasa kogu aeg liigume selles õiges suunas. Siin oli veel üks küsimus, palun. Aitäh. Et pigem võib-olla kommentaar või idee, et ma tean, et meil on aeg hästi lühikene, aga ma proovin kiiresti rääkida. Ma sain maikuus kokku ühe Austria projektijuhiga liidertegevusgrupiga seotult ja ta rääkis sellest, kuidas nemad Austrias tegelevad hästi pika ennetustööga sellest, kuidas saada juurde hooldustöötajaid. Ja nad alustasid oma projektiga lasteaiast. Lasteaialastele anti kõikidele karumõmm, kes oli nende hooldada
Nad tegid igasuguseid tegevusi nendega, panid plaastrid peale, andsid neile juua ja süüa, panid magama. Ja siis edasi sealt, me väga detailideni jõudnud, kuna meil oli aeg lühikene, aga sealt edasi algkoolis arendati seda programmi selleks, et kasvatada noortes arusaamist, et teise inimese aitamine ja abistamine on midagi üllast ja väärikat ja ilusat. Ja nüüd siit edasi tulles nagu meie tänasesse siia ühiskonda, kus paljud ei olegi kasvanud enda vanavanematega enam koos, mina õnneks veel olen, aga et paljud ei teagi, kuidas see vana inimene siis toimetab, kui ta jõuab juba väga kõrgesse ikka ja ta vajab abi. Et võib-olla sarnaste projektide ellukutsumine äkki aitaks kuidagimoodi kasvatada ka juba algusest peale selliseid noori ja mõistvaid arusaajaid inimesi, kes mõtlevad selle peale juba noorena. Aitäh, see on väga hea ettepanek ja selles suunas kindlasti püüame me kõik siin tegutseda. Aga aeg hakkab õige varsti otsa saama, üks väga suur teemade Nii, palun. Ma üritan ka natuke sõna sekka öelda. Minu jaoks on, ma olen seltsiline eakatele ja nemad ütlevad, et ühiskonna suhtumine on nii individualistlik ja neisse halvenenud silmnähtavalt. Et miks ei ole haridussüsteemis kuidagi võimalik koolide ja eakate vahele luua sildasid? Sest mida varem saab noor inimene aru, et ta läheb iga päevaga vanemaks ja ükskord on ta seal, kus nemad, seda mõistvam oleks ühiskonna suhtumine. Aga praegu 2 viimast põlvkonda suhtuvad juba nii, et aga milleks mulle lapsed, kui ma maksan riigi makse ja riik on kohustatud selle eest maksma mulle pensioni. Tähendab, kuskil on nagu mõtteviis juba läinud täiesti valesti. Aitäh. Mina seda põlvkondade sidusust pean hästi oluliseks ja ma olen seda ka varem öelnud ja mõnes omavalitsuse koolis ka rääkinud ja ettepanekud teinud, mis väga hästi ei ole nagu liikunud, aga meil on haridussüsteemis see, et sa pead tegema neid nii-öelda ühiskondlik kasulikke töötunde, eks ole. Ja minu meelest üks viis võiks olla just nimelt see, et sa viid nagu noored kas või hooldekodus päevakeskusesse selleks, et suhelda teistsuguste inimestega. Kas nad on erivajadusega inimesed, kas nad on vanemaealised inimesed või siis lõpuks sealt kasvavad ka need seltsilised välja. Et minu meelest seda tuleks nagu edendada, mulle see hästi meeldib. Aga haridussüsteem on selline, kuhu siis me sotsiaalsüsteemina peame ise nagu liikuma ja ta on jälle küsimus sellest, milliseid kokkuleppeid koha peal tehakse. Et kuidas see üldhoolekande asutuse juht koolijuhiga läbi saab ja mismugused kokkulepped seal koha peal tehakse. Ja ma võin öelda ka, et me tegelikult püüame selles suunas tasapisi ka selle projekti raames tegutseda. Meil on projekti allprojekt, pilootprojekt on Tartu vallas, kus me püüame seda partneriks olevat nõukogu omavalitsusele üles ehitada nii, et seal oleksid nii noored kui vanad, et nad tegutseksid, mõtleksid koos, mõistaksid üksteist paremini, aga see ei ole väga kerge ellu viia, seetõttu teemegi ühe pilootprojekti ja mõne aja pärast saame rääkida sellest Tartu valla kogemusest, et kuidas see neil ka õnnestunud on, millised on need probleemid ja kuidas võiksid teised vallad sellega tegeleda. Ma ühed näite toon siin, ennem oli just juttu Uhtnast, et meil on selline traditsioon, et Uhtna kooli lapsed alati joonistavad jõulukaardid Uhtna hooldekodu klientidele ja viivad need siis ise kohale jõulude ajal ja siis annavad üle ja räägivad siis juttu. Ma tahaks nüüd siis jõuda ka sellene, mis on ülioluline, millest väga palju meie Eesti ühiskonnas ka sõltub. Need on meie hoiakud, suhtumised ja kuhu viivad need olemasolevad hoiakud, suhtumised, siis pahatihti me võime jõuda diskrimineerimise ilminguteni, vägivallani, väärkohtlemiseni. Ja me isegi ei märka igapäevaselt, kui me mõnikord väljendame ennast sellise stereotüüpsena, oleme lahterdamas inimesi. Töökoha osas vaadatakse inimese peale, kui vana ta on, mitte niivõrd kogemuste, vilumuste peale, antakse omapäraseid hinnanguid, sõnakasutus. Me peame ka väga läbi mõtlema, et millist sõna me kasutame inimese suhtes, kes on pikemalt elanud.
kas vanur, eakas, aga selle üle võib mõelda, aga ka tavasuhtlemises teenindussfääris tihtipeale öeldakse mõnele inimesele, et vaadake oma passi. See on väga kindlalt selle inimese paika panemine või siis öeldakse, et vanem inimene on probleem või inimene ei suuda nii kiiresti liikuda, siis kuskil keegi toriseb, et liigu kiiremini. Või siin alles hiljuti tuli ühest ajaleheartiklist välja, kus ajakirjanik kirjutab ülevaatest liikluse kohta, et liiklusõnnetusse sattus vanem inimene ja siis sinna juurde lisab 54-aastane. Nii et neid sildistamisi tuleb hästi palju ja kuidas me kedagi nimetame, väga tihti pruugitakse, et see on dementne inimene. See ei ole väga korrektne keelekasutus, on dementsusega inimene, nii nagu paljude muude tõbedega inimesed on meil olemas. Ma tahaksin nüüd võib-olla viimase ringi teie käest kuulda, kuidas muuta neid hoiakuid, suhtumisi, stereotüüpe ühiskonnas. Ma ei tea, eks need on sellised väiksed asjad, oli ajakirjanikest juttu, ega võime nagu ametnikest, poliitikutest ju samamoodi neid näiteid leida, aga kui me ütleme sõna vananemine ja tahame seda illustreerida, kas see on siis ajakirjanduses, kas see on mingi kogumik, mille oleme kokku pannud, mingid teadusartiklid, siis suure tõenäosusega seal kaane peal on pilt kahest sõbralikust, üks mees, üks naine pensionärist, võib-olla on päike ja palm nagu selja taga, et niisugune positiivne, aktiivne vananemine. Aga miks me paneme sinna üldse nagu vanemaealise inimese, kui me räägime vananemisest ja me oleme ju täna mitu korda öelnud, see algab tegelikult sünniga. Me tegelikult oleme protsessis kogu aeg. Ehk et need hoiakud on kuskil meil väga baasiliselt sees, nende muutumine on aeglane ja samal ajal tuues näiteid tööelu valdkonnast või ma ei tea, pangalaenude saamisest või mittesaamisest, eks ole, siis iga asjaga võitlemiseks on oma seadus, oma koht, aga hoiakutega võitlemine on midagi, mida siis hariduse andmisest, nii nagu jutt oli lasteaiast. Nii, palun edes. Ise tuleb eeskuju näidata. Mina käisin näiteks eile Nublu ja 5- kontserdil, kus ma olin 14-15 aastastega pool tundi järjekorras, et sinna sisse pääseda. Ja tuli välja, et 54 aastal polnud häda seal mitte midagi ja oli täitsa kõlbeline sinna kontserdile minema. Nii et ega see asi nii hull ei ole. Mina olen mõelnud ise seda, et need hoiakud algab kõigepealt meist endist, eks ju, et kui me ise enam neid sõnu sellisel viisil ei kasuta ja kui me märkame neid kasutamisel, et me julgeme ka sekkuda ja öelda, et see päris nii ei ole või et see pool. Aga ühe mõtte, mis ma ütleks, et ma olen mitu korda siin ka oma varasemalt mõelnud, et ma võiks võtta kasutusele, et vananemine on privileeg ja tegelikult seda igal ühel ei anta. Et kas me ei võiks seda ka nii mõelda? Aitäh. Ja väga keeruline küsimus, tõepoolest suhtumine ja ka kuvand sellisest vanemaealisest on nagu teema minu arvates meie Eesti ühiskonnas, et sageli on ka pensionär sõimusõna, mis tegelikult ju ei viita üldse kuidagi vanusele, vaid sellele, et kas me oleme tööealine või oleme siis nagu võiksime justkui mitte enam töötada, kui me seda otsustame, aga jah, ma arvan, see teiste märkamine ja hoolimine, võib-olla siuke empaatia kasvatamine ja tõepoolest me saame ainult ise eeskuju näidata, et mida siis selleks nagu teha, et mina töötan küll selle nimel. Suur tänu, meie aeg on kõvasti ümber nüüd saanud. Aitäh panelistidele teie mõtete eest, teie oma tegevuse tutvustamise eest. Aitäh osalejatele arvamiste eest. Ja nagu me lõpetasime, meil kõigil on tegelikult suur panus selleks, et meie ühiskond muutuks vanuse sõbralikumaks, hoolivamaks ja üksteist aitavamaks. Suur tänu, kõike head!